Eelmise aasta 29. juuni keskööl liigub Pärnu maanteel Tallinna suunas suurel kiirusel sõiduauto Volkswagen Phaeton. Kiirus läheneb sinna 150 kilomeetrini tunnis. Autos on 3 meest. Suurt kiirust naudivad kaksikud 24-aastased Tommi ja Timmi. Naudivad seda sellepärast, et juba päeval käisid nad sama seltskonnaga alkoholi juurde toomas ja siis kiitsid, kui kiiresti nad sõitsid. Harjumaa Lääsmäe viadukti juures lendab masin suurel kiirusel teelt välja. Õhulend on pikk, murab maha teepiirde ja puid. Lõpuks jääb sügaval kraavis pidama. Kõik 3 autos olnud meest on turvavööga kinnitatud. Eluga pääseb vaid sõidukit juhtinud 43-aastane Andrei Selgis, kes täna kohtus oma nägu kiivalt varjab. 2 nooremat meest kaksikud hukkuvad koha peal. Nende kehad olid nii raskesti kahjustatud, et emalgi oli hiljem keeruline neid tuvastada. Harju maakohus kuulutas täna selles kriminaalasjas välja otsuse. Sõidukit juhtinud Selgis peab trellide taha jääma järgnevaks 5 aastaks. Kohus leidis siin mitmeid süüd kergendavaid asjaolusid. Prokuratuuri nägemus karistusest oli oluliselt karmim, reaalne vangistus 7 aastat ja 6 kuud. Prokuratuur mõtles selle küsimuse peale juba siis, kui otsust kuulas, aga prokuratuur teeb nii, et kõigepealt ikkagi tutvub veel kord selle otsusega, mõtleb ka kohtuniku selgituste üle ja siis otsustab, kas on vajalik edasikaebamine. Maksimumkaristus selle paragrahvi alusel oleks 12 aastat reaalset vangistust. Teine pool ja süüd kergendav asjaolu on kindlasti see, et Selgis on juba asunud kõike korvama. Algselt oli esitatud kahjunõue 100 000 eurot. Kohus aga määras nõudeks 20 000 eurot, millest mees on juba tasunud ligi 15 000. Samuti pannud müüki korteri, et nõuet täita. Andrei Selgis ei ole mitte ainult sõnadega väljendanud kahetsust ja ta on teinud seda ka konkreetselt oma tegudega. Ja ei ole kogu menetluse jooksul ta välja toonud ka mitte mingit õigustust, et miks üldse sõitma mindi, et joodi koos, absoluutselt 0 õigustust. Ja selle koha pealt ka, ja kuulates ära ka kohtu põhjendusi ja selgitusi, tuleb esialgne hinnang on küll, et tegemist on väga õiglase lahendiga. Et kas nüüd siis edasi kaevata või mitte, appelleerida, selle selgitame siis juba kaitsealusega koos. See on kindlasti oluline. See näitab, et ikkagi inimese elus on toimunud põhimõttelist laadi muutus ja võib loota, et edaspidi selliseid tegusid tema toime ei pane. See on väga oluline, jah. Õnnetuse hetkel on hilisemalt fikseeritud sõiduki kiiruseks 144 kilomeetrit tunnis. Selgise joobeks 2,62 promilli. Kuhu konkreetselt sõita sooviti ja kas oligi plaanis peadelt ära liikuda, selles osas selgusele kohtus ei jõutud. Juht lihtsalt ei mäletanud seda fakti enam. Tal on olnud ka varasemalt liikluseeskirjade rikkumisi, mis puudutavad joobes juhtimist ja kiiruse ületamist.